Maribel, sa avaldasid, et sinust on tehtud lugu. Sinu fänn on sulle selle kirjutanud. Kas see võiks tulla kuuldavale ka siin Superstaari laululaval näiteks järgmises saates või ülejärgmises saates? Seda peab küsima saate tiimi käest. Sellepärast, et see on hea lugu, ma ei hakka valetama, aga ma ei tea, kas ta on nüüd kohane niimoodi, et seda lava peal laulda, kuna see on reaalselt nagu minust laul, seal on minu nimi sees ja nii edasi, eks ju. Et eks näis ühesõnaga, et äkki kuhugi saame lükata selle sisse. Kas sul on mõni laulusõna ka meeles, millest või millised need riimiread on, mis on sinust kirjutatud? Minu meelest seal oli selline koht, et Maribel Vääna on Eesti Dua Lipa. Selline koht oli. Kuule, äkki ma võin sulle lasta lausa seda praegu? Loomulikult, me tahame väga seda kuulda. Kas see on YouTube'is avalik või see on YouTube'is avalik ja seda saavad kõik kuulata. Nii et kui te guugeldate Kuldar või siis Maribel Vääna, ma ei tea, kas Kuldar Music. Ei, vist sellelt ka ei tule. Oota, siis peab ikkagi Maribel Vääna guugeldama. Maribel. Tuleb ilmselt väga palju vastuseid. Nii. Eks siis guugeldage Maribel Vääna ja siis tuleb sellise pildiga. Veits läheb aega, kohe hakkab. Ta olen meie superstaar, Maribel Vääna. Imekaunis falsetto 500, palun. Ma räägin, ei väga kaunis, sest ma väga tänan teda selle eest, et aitäh sulle, Kulda. Et see on ainulaadne kogemus, kui keegi sust laulu teeb ja väga ilusad sõnad tõesti, väga ilusad sõnad. Ma just luurisin ühe artikli tarbeks teie Instagrami kontosid ja märkasin, et sina oled hetkel ainukene, kellest on tehtud ka joonistusi fännide poolt. Sind on ära täägitud Instagramis, võiksid tšekata, sul on kindlasti väga palju kirju seal ja on. Aga milliseid toredaid kohtumisi on sul veel fännidega ette tulnud? Toredaid kohtumisi. Tead, ma vist kellegiga nii-öelda päriselus, kusjuures ei ole isegi kokku saanud. Et on olnud väga palju pilke tänavatel, et see on seal Maribel, seda sosistamist olen kuulnud, eks ju. Aga ütleme nii, et otse keegi nagu rääkima ei ole vist tulnud. Selged pildid. Vist oli möödunud nädalal, te läbisite või ülemöödunud nädalal vist juba, kuidas öelda, läbisite meediakoolituse. Ja siis ühest intervjuust ma lugesin sellist asja, et said õppetunniks, et sa ei tohiks meediale mitte kunagi valetada. Kas see vastab endiselt tõele? See vastab endiselt tõele, ma arvan, et see vastab kuni lõpuni tõele. Et ei tohi valetada ja ei tohi asju tagasi ajada, mida sa oled teinud, kuna see kõik tuleb nii või naa välja. Kas sa Andrei Savakiniga oled juba kohtingul käinud? Kust see tuli? Ei, ma ei ole Andreiga kohtingul käinud. Veel? Ma ei ütleks isegi veel, eks näis. Ma ütlen, et praegu, et me saame lihtsalt väga hästi läbi, me oleme väga head sõbrad ja see on kõik. See tähendab seda ju, et sinust on oodata varsti ka järgmist lugu ikkagi Andrei Savakini poolt kirjutatud ja sina esitad kindlasti? Kunagi ei tea, võib-olla see tuleb üks ilus koostöö, eks näis, loodame parimat. Väga vahva, mulle väga meeldib, et sa oled jäänud endale kindlaks, et meediale ei valetata. Aitäh sulle ja soovime edu järgmises saates. Ma tänan teid, ilusat õhtut.